Täna ma näitan juuksekasvu tuge ja kindlasti ei ole see veel kõik. Tutvustada ma neid pikemalt ei jõua, aga mõnest räägime. Näiteks siin on raud, kelaatraud 25 milligrammi. Ega rauaga liialdada ei tohi, aga võetakse enne sööki tühja kõhuga C-vitamiiniga koos. Näete, siin on C-vitamiin ja kohviga ta ei sobi, piimatoodetega ei sobi, teega, sest imendumine on sellisel juhul häiritud. Kõige parem, kui võtta eraldi ja tühja kõhuga. Nii. Siis siin on kollageen, mida võite kohvi sisse lisada. Et see on ka juustele hea, sest annab valku. Proliini ja glütsiini on selle sees, kui võtta piisavalt vähemalt 10 grammi päevas. Lahustub väga hästi kohvi sees. Siis siin on glükoosamiin ja MSM ja kondroitiin. See on küll liigestele mõeldud, aga siin on see MSM sees, mis tegelikult on ka juuste jaoks. Nii. Kelp, see on siis joodiallikas. Seda peab vaatama, kui kellelgi on kilpnäärmega probleeme, et siis võib-olla kõigile ta ei sobi. Seda peab hästi selgeks tegema endale. Siin on vaske, et kui palju tsinki võtta, siis võib tekkida vasepuudus. Ja korraga neid ei võeta, tsinki ja vaske korraga ei võeta, eri aegadel. Näiteks ühe võtad hommikul, teise võtad siis õhtul. Vask aitab ka raua imendumisele hästi kaasa. Nii, raua imendumisele. Nii, nakk on üldse selline üks imepärane asi, et tema on juuste kasvus samamoodi abiline ja tegelane. Seal on mitu mehhanismi, aga seda soovitan ka võtta. Uurige. Nii. Siis metioniin on see ehitus. See on see ehitaja, ütleme niimoodi, et juukse struktuuri. Siis seleen teeb ka juukse paksemaks vähekene, seda on meil ka vaja. Liialdada ei tohi, siin on ta niigi 200 mikrogrammi. 200 mikrogrammi on temas siin. Lähme siia poole 200 mikrogrammi. Täiesti arvestatav kogus, piisab. Võib ka 100 võtta päevas. Siis on B6 siin, mis on abiks kindlasti D-vitamiin ja K2. Tauriin isegi, mida te teate, et on energiajookides. Seal ta on lihtsalt natuke tasakaaluks, aga tegelikult tauriin